Tulemast Power Estonia laivide erivideosse, eriepisoodi, kus me räägime või kus mina räägin siis natukene raamatutest, mis on mind mõjutanud ja aidanud ja samal ajal neid raamatuid on ka paljud meie laivist osalejatest juba soovitanud. Nagu alati on meil kaasas väikene XS. Ja siis kõigile meie uutele vaatajatele Power Estonia on kogukond, mis koondab endast ettevõtlikke inimesi ja loob siis sisu inimestele, et nad julgeksid elada enda unistuste elu ja pürgida oma unistuste poole. Aga lähme nüüd tänase teema juurde ehk raamatud. Enne kui ma saan konkreetsete raamatute juurde minna, mis siin mu kõrval seisavad, siis minu jaoks raamatu lugemisharjumus siuksel kujul on juba olemas alates 16. eluaastast, kui mu ellu tulid mentorid, kes on väga-väga palju mu elu mõjutanud ja kes andsid mulle soovituse, et ma peaksin iga päev lugema vähemalt 10 lehekülge raamatut. Ja ma võin öelda, et see on üks väga suur osa sellest, millele ma olen üles ehitanud oma tänase siis ettevõtluse kui ka üldse elutee, inimsuhted oma lähedastega ja suur osa nendest mõjutajatest raamatute näol on just siin minu kõrval. Aga alustame siit ülevalt, nad on täitsa suvalises järjekorras, mitte tähtsuse järjekorras, nii et ma soovitan kindlasti panna kirja need raamatud, mis kõlavad just, et see võiks sulle huvi pakkuda. Aga esimene, mis mulle kätte juhtub, on Kuidas võita sõpru ja mõjutada inimesi Dale Carnegie. Et parasjagu ma ise loen seda raamatut praegu inglise keeles uuesti läbi, siis see on täielik siis isikliku arengu maaklassika. See on välja antud juba 30ndatel aastatel. Ja see võib tunduda, et see on väga vana raamat ja võib-olla ta ei haaku enam tänaste punktidega, aga ta on kogu alus siuksele edukale mõtlemisele ja edukale mõtteviisile, nagu me täna seda teame. Ja seal on väga palju aktuaalseid mõtteid, kuidas paremini inimestega suhelda, kuidas näiteks naeratada rohkem, kuidas juba naeratamine mõjutab paremini, kuidas see tekitab inimestes paremaid emotsioone ja palju erinevaid õppetunde veel. Toobki siis välja iga peatüki lõpus ka kindla siis nii-öelda printsiibi, mida kasutada, et edukamaks saada ja on hästi värvikire ja paljude näidetega ning kõik need näited on tegelikult väga aktuaalsed ka täna, nii et kindlasti soovitan lugeda. Järgmine raamat on Hal Elrodilt Imede valem, Imede hommiku siis teine osa. Imede hommikuni ma alles jõuan, aga Imede valem on siis raamat, mis räägib sellest, et imed kui sellised asjad, tegelikult nende saavutamiseks on olemas kindel valem. Ta räägib jällegi enda kogemusest. Hal on siis väga noorelt pidanud läbi elama ühe suure autoavarii ja nüüd hiljuti on ta võidelnud vähiga ja nendest kahest mõlemast asjast võitu saanud. Ja ta räägib jällegi hästi praktiliselt ja huvitavalt, kuidas sa saad oma tegevusi, oma mõtteid muuta nii, et sa saad nii-öelda saavutada neid imesi. Ja siin ongi juba esikaanel toodud välja see, et kui sul on vankumatu usk pluss erakordne pingutus, siis see võrdub imed. Ehk siis siin on nagu toodud nii-öelda matemaatiline valem välja ja väga hästi seda selgitatud ja põhjendatud, miks see nii töötab. Järgmine raamat on hoopis teistsugusest valdkonnast kui need eelnevad kaks. Kui eelnevad kaks olid väga seotud just sinu isikliku endapoolse arenguga ja mõtteviisiga, kuidas saada edukaks, siis mulle meeldib siuke ütlus, et üksi me võime jõuda kiiresti, aga teistega koos me jõuame kaugele. Ja et teistega koos kuhugile jõuda, sellepärast peab olema leadership, peab olema juhtimine. Ja kuna ma ise olen rajanud oma ettevõtluse valdkonnas, kus mul ei ole töötajaid, vaid partnerid ja need partnerid ei pea tegema nii, nagu ma neile ütlen, nad ei pea kuulama nii-öelda mu sõna, ma ei saa neid motiveerida ei palgaga, ainult nende poolsete tulemustega ja eeskujuna juhtides ja lootes, et ma saan neid kõnetada ja aidata.
ja selle jaoks, kuidas juhtida siis vabatahtlikke ja kuidas luua päriselt organisatsiooni, võib-olla ka palgatöötajatega, kellel siis on tõeline tahe sind jälgida, siis selle jaoks on vaieldamatu minu lemmik, mis on mind väga palju läbi aastate aidanud ja kindlasti aitab veel, John Maxwell, Juhtimise 5 taset. See on siis raamat, mis räägib lahti erinevad juhtimisastmed, tasemeastmed, kuidas paljud inimesed näiteks on positsioonipõhised juhid ja miks positsioonipõhine juht on näiteks halvem kui sõbra puhul olev nii-öelda juht, et mis on selle eelised, kui siis meeskond näeb oma juhti kui liidrit. Ja palju asju veel, kuidas seda aina kõrgemaks siis tõusta ja kuidas mõista, et iga taseme pealt peab midagi õppima ja seda saab rakendada. Ja John Maxwellil on väga suur kogemus siis inimeste juhtimisest, ta on ka erinevaid riikide valitsusi konsulteerinud ja mul on väga hea meel öelda, et minu enda äriprojektis siis rahvusvaheliste partneritega koostöös me teeme koostööd ka just sellesama John Maxwelliga, ehk kindlasti julgen soovitada. Järgmine raamat on raamat, mida väga paljud pole kuulnud, sest seda raamatut Eestist raamatupoodidest tavaliselt osta ei saa, seda saab läbi interneti tellida, aga on selline raamat nagu Igapäevased harjutused Skip Rossilt. Ja Skip Ross on väga tuntud Ameerika siis eduõpetaja, kes on andnud välja ka Dynamic Living seeria, mida siiamaani ostetakse pidevalt ja kuulatakse, kuigi see on välja antud juba 80ndatel, 90ndatel. Ja siin raamatus, seda raamatut sa ei loe nii-öelda 10 lehte päevas, nagu ma soovitasin, vaid siin sa loed 1 lehe päevas või 1 peatüki päevas, mis on enamasti 1-2 lehelised. Ja siin on siis üle 90 siukse harjutuse, mida sa pead iga päev tegema, et isiklikult areneda ja kasvada. Ja see aitab teha siukse auditi sulle endale ja mõista paremini, kes sa oled, kuhu sa liigud ja mida sa pead teadma. Ja lisaks sellele, et Skip Ross on väga suur edu koolitaja, siis jällegi, kui me räägime sellest leadershipi poole pealt, siis John Maxwell on selliste 2 suurte ettevõtetega koostöös nagu Amway ja Network 21 loonud väga suure rahvusvahelise otsemüügi ettevõtte, kus on 10 000, kui mitte 100 000 iseseisvaid äriettevõtjaid. Ehk see mees räägib enda kogemusest, mitte teooriast. Lähme edasi. See võib mõnele suuremale raamatusõbrale tunduda kui mingi voucher, mitte raamat, seda on nii õhukene, aga raamat Hoiak, Earl Nightingale, võib-olla ma hääldan valesti, ei ole hullu, me paneme need siia video alla kirjeldusse kõikide raamatute nimed. Ja siin peal on juba siuke hea tuntud lause, sul on igal juhul õigus, sa kas suudad või ei suuda, kõik sõltub sinu hoiakust. Ehk siis see on väga lihtne, lühike raamat, aga samas, kui sa seda lähed süvitsi sellesse ja mõtled neid asju, siis ta just selgitab sulle, milline on see võitjate hoiak. Milline hoiak sul peab olema, millised mõtted sul võiksid olla. Ja see raamat on ka kindlasti aidanud mul väga palju inimesi kõnetada, loomulikult ise ennast mõista ja aidata teistel inimestel mõista siis ennast paremini ja liikuda niimoodi edasi edu poole. Läheme edasi. Panust eile. Jah, on eesmärk, ei aitab selleni jõuda. Enamus inimesed, kaasa arvatud mina, kui ma ettevõtlusega alustasin, siis ma kartsin sõna ei. Sest me oleme õpetatud nii, või vähemalt mina olin õpetatud nii ühiskonna poolt, kooli poolt, et ma pean proovima meeldida kõigile, ma pean proovima neid jahe saada. Ja see on nagu eesmärk ja ei on nagu halb asi. Aga see raamat räägib läbi jutuloo, ehk siis kui sa pole enne lugenud isikliku arengu raamatut, see on väga hea lihtne raamat, sest ta ei ole nagu siis nii-öelda õpik, vaid ta on nagu juturaamat. Ja läbi selle jutu ta siis jõuab nende heade punktidena. Ja see raamat siis on öelda piltlik lugu sellest, kuidas üks meesterahvas ärkab üks hommik ülesse ja ta ärkab ülesse 10 aastat tulevikus. Ja siis ta näeb oma tuleviku elu ja hakkab mõistma, et vau, kuhu ta võiks jõuda, kui ta hakkab mitte kartma eisi, vaid koguma eisi. Ja kui sa töötad kas müügitööl või lood oma ettevõtet ja pead suhtlema potentsiaalsete klientidega, siis see raamat annab sulle just siukse mindset ja siukse mõtteviisi, mis kindla peale aitab sind edukamaks.
Läheme edasi. Nüüd on selline karmi pealkirjaga raamat. Miks sa oled rumal, haige ja rahast lage ning kuidas saada nutikaks, terveks ja rikkaks. Randy Cage. Selline väga hea raamat, väga otsekohane ja väga heade mõtetega ja ütleb otse välja sulle, miks sa oled seal, kus sa täna oled. Ja toob häid paralleele näiteks maailmast, et kuidas siis näiteks filmid programmeerivad meid alateaduslikult jõukust pelgama. Näiteks hea näide Titanicust, kus meid ülistatakse seda vaest noort meest, kes viimase rahaga ostis endale laevapileti ja tuuakse seda kõrgklassi siis maha. Ja selgitab lahti, miks tegelikult on kasulik mingiks ajaks teleka vaatamist, asju piirata või vähemalt mõelda, mis infot sa enda mõtetesse lased. Sest need mõtted, mis sul on peas, neid sa nii-öelda peegeldad välja, et kõik, mis tuleb sisse, kõik läheb välja. Ja just see raamat aitab, ma arvan, mõelda ja seada neid filtreid, mida sa tahad oma mõtetesse lasta. Oleme juba peaaegu poole hunniku peal või 1/3 hunniku peal. Ja lähme edasi. Meil on veel siuke 3. õhukene raamat, Teadliku tarbimise jõud 2. See on raamat, mis on jällegi väga lihtsalt tehtud, sest see räägib ka siis palju jutustavaid lugusid, et mõista paremini siis seda olukorda. Ja ma arvan, et see on väga hea raamat kõigile inimestele, kes töötavad täna nii-öelda siis kaubandusvaldkonnas või kogu selle tooteahelaga, ehk siis tootjalt toote lõpptarbijale jõudmisele. Ehk siis ta räägib väga hästi lahti sellest, kuidas tänasel päeval on tekkinud täiesti uus ärimudel, kuidas on võimalik teha väga suuri summasid siis nii-öelda tulu oma ettevõttele või tekitada täiesti uus ettevõtte valdkonnas, mida mõned 10 aastat tagasi veel inimesed ei teadnudki. Ehk siis nad räägivad teadlikutest tarbijatest ja sellest, kuidas ilma riskideta on võimalik alustada enda ettevõtlusega. Ja see on kindlasti selline töövahend, kuna mu enda töös me just seal valdkonnas tegutseme, siis see on nagu siuke retseptiravi, mis me inimestele anname, et nad mõistaksid paremini, mida teha. Lähme edasi, jõuame väikeste klassikute juurde. See on nüüd vana trükk, kui te raamatupoodidest või raamatukogudest seda vaatate, siis te võite näha seda teisel kujul. Rikas isa, vaene isa. See on üks esimestest raamatutest, mida mina lugesin enda mentori soovitusel. See on finantsraamat. See on maailma enim müüdud siis nii-öelda siuke raha teenimisraamat ja selle autor Robert Kiyosaki ütleb ka, et see võib-olla ei ole kõige parem, aga ta on kõige enim müüdud. Ehk siis ta räägibki hästi lihtsalt, räägib korduvalt ühest ja samast asjast, nii et igaüks saab aru jällegi läbi ilusate jutustavate lugude, kuidas tema läbi oma rikka isa ja vaese isa siis jõudis nii-öelda oma finantstarkusteni ja selleni, kus ta täna on. Kindlasti soovitan kõigil lugeda ja selle raamatuga, kui mina selle kätte sain, ma olin 16-aastane noor siis keskkooliõpilane ja ma ei suutnud seda raamatut käest panna. See andis mulle sellise inspiratsiooni ja mõtteviisi, sest siin on teadmisi, mida meile nii-öelda koolis ei õpetata. Ja ma olen rääkinud erinevate tippjuhtidega, kes on öelnud, et kui nad seda raamatut loevad, nad olid vihased. Nad tõesti olid vihased, sest see raamat ütleb, et kui sa oled jõudnud tavamaailmas näiteks palgatöös tippu, siis sa oled kõige lollim inimene. Sellepärast, et kui sa selle sama energia oleksid panustanud sellesse, et luua varasi, oleks sa ammu finantsiliselt vaba. Ehk tõesti soovitan lugeda, ükskõik kas ta siis solvab sind või mitte, aga kindlasti annab sulle häid mõtteid ja teadmisi, mida enda ellu rakendada. Ja kui sellest jääb natuke puudu, sest see on tõesti väga siis ütleme nii, et jutuline ja väga lihtne, siis natukene rohkem detailidesse läheb Robert Kiyosaki oma järgmises raamatus Rahavoo kordant. See on jällegi samamoodi vana disainiga, aga uue disainiga raamatut samamoodi lilla kaanega ja on Robert Kiyosaki suur nägu ka siin peal. Aga see raamat räägib siis lahti siukse asja nagu Rahavoo kordandi. Ehk siis selgitab lahti, et mis on nii-öelda vasakpoolsus ja parempoolsus Kiyosaki ristil, mitte midagi seotud siis poliitikaga, aga et kuidas vasakul pool on palgatöötajad, väikeettevõtjad, miks nemad kunagi nii-öelda väga jõukaks ei saa, sest nad vahetavad aega raha vastu. Ja siis on see parem pool, kus on suur ettevõtjad ja investorid ja kuidas siis nemad töötavad sellel põhimõttel, et luua varasi.
ja et seda paremini mõista, minna detailidesse süvitsi ja mõista lähemalt, kuidas need parema poole inimesed siis mõtlevad, siis see raamat on tõesti selle jaoks väga hea. Ja lähme edasi. Enne juba alustasime Hal Elrodiga ja ma rääkisin, et see oli teine osa raamatust Imede hommik. Imede hommik on siis Hal Elrodi esimene raamat. Kui Imede valem, millest ma enne rääkisin, siis on väga praktiline just selle poole pealt, et kuidas saavutada enda eesmärke, siis Imede hommik on tegelikult raamat, mis räägib hommikurutiinist ja räägib sellest, kuidas su hommikurutiin võib muuta kogu su elu. Ja jällegi väga heade eluliste näidetega Hal räägib enda teekonnast ja siin pealkirjas on ka kohe, et see mitte nii ilmne saladus garanteerib su elu muutuse enne kella 8 hommikul. Ja ma olen näinud, kuidas inimesed hakkavad seda raamatut lugema. Ma olen ise olnud see inimene, kes hakkab seda raamatut lugema ja raamatut lugedes ütleb, et alustades ütleb, et ei, ma ei ole hommiku inimene, ma seda teha ei saa. Ja poole pealt me oleme need hommiku inimesed valmis. Ja samal ajal, kui see ikkagi on natukene hirmutav sinu jaoks, siis seda imede hommiku kontseptsiooni saab ükskõik millal päeval teha. See ei pea olema tingimata hommikul, aga need on kindlad siuksed lifesaverid või lifehackid, mis hoiavad sind fookuses, hoiavad sind positiivses energias, hoiavad sind endaga sõbralikuna, hoiavad sind füüsilises heas vormis. Kindlasti soovitan läbi lugeda ja Imede hommiku raamatu eelis on ka see, et nendel on väga aktiivne Facebooki community, kus on inimesi üle maailma, kellega siis saab just nendel teemadel arutada ja kindlasti ka üks raamat, mida paljudele soovitada. Nii, ja nüüd järgmine asi, järgmine raamat, Ei üht geenet üksi ja teisi nippe, et suhete loomisel abil edu saavutada. Kate Ferrashi. Kate Ferrashi on siis autor sellel raamatul ja see on raamat, mida tuleb lugeda läbi mitu korda, aga põhiline on siis see, et sa pead alati olema see, kes suhtleb, kes viib inimesi kokku, et sa lood võrgustikke, et sa oled see inimene, keda teavad kõik, kuidas sa saad fookuse võtta enda pealt ja panna teiste peale. Ja kuna ma olen just selles valdkonnas, kus ma tahan inimesi kaasata ja aidata kokku viia ja olen ka mingil määral loonud siukse maine endale, et ma olen alati see inimene, kes teab inimesi, siis kindlasti see on tänu sellele raamatule. Kui sa tahad olla rohkem nii-öelda sotsiaalsem inimene, kui sa tahad olla rikkaliku sotsiaalse võrgustikuga inimene, siis see raamat aitab sul seda luua, aitab sul mõista, kuidas seda tekitada. Nii, nüüd natuke kohendame raamatuunnikut, muidu see kukub ümber ja jätkame siit raamatute võtmist. Nüüd me jõuame minu ühe lemmikautorini, millest ma arvan, et paljud meie kuulajad ei ole kuulnud, on Jim Dornan. Ja see raamat siis Klaver merenannal, taaskord raamat, mida raamatupoidest osta ei saa, saab läbi interneti tellida. Väga piltlikult räägib erinevatest mõtetest, mis muudavad su elu. Iga peatüki algul on üks illustratiivne pilt, mis iseloomustab selle siis peatüki sisu ja siis terve peatükk räägib selle mõtte lahti. Ja siin on palju näiteid, kui ma seda raamatut lugesin esimest korda, ma arvan 4 aastat tagasi, siis siiamaani ma kasutan mõndasi näiteid just siit raamatust inimestega suhtlemisel, et kuidas oma hirme ületada või kuidas muuta oma elu. Ja Jim Dornan siis on väga suur globaalne ettevõtja ja siis kui ma eelnevalt mainisin Network 21, siis tema on selle üks loojatest ehk siis koolitusprogramm, mis juhib inimesi üle maailma ja aitab neil saada ettevõtjateks. Ehk jällegi väga suure praktilise kogemusega inimene. Ja nüüd on raamat, see on lihtne, kui mitte iseenesestmõistetav, Jim Dornan. See on konkreetne meie äriline raamat meie ärivaldkonnas. Kõik inimesed, kes tahavad tegutseda otsemüügi valdkonnaga või tahavad mõista, kuidas toimivad sellises stiilis ettevõtted, just ütleme kõige suuremad otsemüügi valdkonna ettevõtted ehk siis Amway, siis Jim Dornan räägib väga põhjalikult just enda kogemusest, räägib punktpunktilisest süsteemist ja kõigile meie äripartneritele, kes seda videot vaatavad, kui te veel ei ole seda lugenud, siis see on raamat, mis annab teile, see on nagu äriaabid, see õpetab punktpunktiliselt, kuidas on sul võimalik luua enda ettevõtte. Ehk siis, kui sind huvitab laiemalt selline majandusmudel või tahad seda paremini mõista, siis see on see raamat, mida lugeda.
ja kui sa selles valdkonnas tegutsed, siis sul ei ole võimalik selles valdkonnas tegutseda, kui sa ei ole seda raamatut lugenud. Lähme edasi. Nüüd 2 suurt eeskuju, suurt mentorit koos, John Maxwell ja Jim Donnan. Ehk siis eelneva 2 raamatu autor ja kui eelnevalt mainisime selle 5 juhtimise taset, siis John Maxwell, selle autor, koos kirjutanud raamatu Kuidas saada mõjukaks. Taaskord siis raamat, kuidas juhtida inimesi, kuidas olla liider, kuidas olla eeskujuk ja kuidas juhtida meeskondasi ja 2 väga suure praktiku poolt. Kindlasti soovitan lugeda. Jällegi, kui sa puutud inimestega kokku ükskõik mis valdkonnas, siis see raamat annab sulle mõtteid, mindseti ja ellusuhtumist, mis viib sind elus edasi. Ja meil on veel 3 raamatut jäänud, mitte üldsegi vähem tähtsamad raamatud. Järgmine raamat, 12 nädala aasta. Terve see raamat põhineb ühel ideel, ta erinevate nurkade all kogu aeg seda selgitab. Ajaplaneerimisraamat, kui sa tunned, et sa jõuad liiga vähe, aga pead jõudma rohkem, siis see on just see raamat, mida sa peaksid lugema. Siin on siis see mõte, et kuidas planeerida oma aega niimoodi, et sa jõuad 12 nädalaga rohkem kui 1 aastaga. Ja siin ongi ka esikaanel, tee 12 nädalaga rohkem, kui teised teevad 12 kuuga. Ja ma tean, et paljud suured ettevõtjad on kasutanud neid teadmisi ja suurendanudki oma siis tulemusi mitmekordselt. Ja olen ka ise jälginud neid punkte, jälginud neid ja nendel hetkedel, kui ma olen võtnud nii fookusesse ja täpselt selle raamatu järgi käitunud, siis tõesti, ma olen väga palju efektiivsem. Nii et kindlasti soovitan lugeda 12 nädala aasta. Nii. On 2 raamatut jäänud. Kuigi neid raamatuid on loomulikult palju rohkem veel, siis ma arvan lihtsalt tänasest sellest soovitusest piisab. Järgmine raamat, Suurelt mõtlemise maagia. Ja autor siis David Choate.Schwartz. Ehk siis jällegi võib-olla hääldus on vale, pole hullu, ma panen nimed ja raamatud alla siia kerast kirja. Avasta, kuidas muuta mõtlemine enda jaoks maagiliseks jõuks. See raamat on jällegi klassikaline. See on raamat, mis on välja antud juba ammu, aga jätkuvalt väga praktiline. See on ma siit 1959. aastal välja antud raamat. Ehk siis jällegi 4 korda vanem või 3 korda vanem kui mina. Ja siin on mõtted, mis täielikult muudavad su elu, mõtlemist. Muudavad su mõtlemist elu. Siin on praktilised nõuanded, kuidas mõelda suuremalt, kuidas julgeda unistada, kuidas teha igapäevaselt teistsuguseid samme, et saavutada teistsuguseid tulemusi. Ja kuna ma kuulan ka väga palju podcast'e, siis mul kogu aeg tuleb meelde üks Ameerika ettevõtja, kes ütles, et sel hetkel, kui ta alustas oma ettevõtlusega, ta igapäevaselt luges seda raamatut. Ta ei pannud seda kordagi käest ära, ta lõpetas selle ära, luges lõpuni ja alustas kohe uuesti. Siin on nii palju neid mõtteteru ja kui sa kasutad neid, kui sa päriselt mitte ei loe seda raamatut läbi, vaid võtad need teadmised, mis siin sees on ja hakkad neid rakendama, siis ei ole võimalik, et sa ei saa elus edukaks. Ja viimane raamat, mis ma tõesti tunnen, et see on väga hea, et see on viimane, sest alati kõige viimased asjad jäävad kõige paremini meelde inimestele, siis Isiksus pluss. Siin praegu ei ole ühte teist analoogset raamatut nagu Armastuse 5 keelt, aga see on ka raamat, mida ma soovitan, aga Isiksus pluss. Esikaanel kirjas tunne ennast, mõista teisi. Aga mis siin taga tegelikult peidus on? Kui sa seda raamatut loed, ükskõik kas sa oled ettevõtlushuviline, lihtsalt isikliku arengu huviline või tegeled ükskõik millega elus, siis sa pead seda raamatut lugema, et mõista teisi paremini, et mõista iseennast paremini. Siin on väga hea isiksustest, mille saad läbi teha, mis määrab su isiksustüübi ära. Sa loed erinevat isiksustüüpide kirjeldusi. Ma mäletan, kui mina seda esimest korda lugesin, siis kui kirjeldab mõnda isiksustüüpi, mul tekkis kohe mõned sõbrad pähe, ma hakkasin naerma, ma sain aru, miks nad tegelevad asjadega nii, nagu nad tegelevad. Ja ma arvan, et see raamat on üks suurimaid paarisuhte päästjaid, lisaks Armastuse 5 keelele, sest see aitab inimestel mõista üksteist, see aitab vältida konflikte ja aru saada, miks inimesed käituvad erinevalt. Kindlasti soovitan te seda lugeda, ükskõik millega sa elus tegeled, sest see annab suure impacti su ellu. Nüüd me oleme jõudnud raamatutega ühele poole. Ja võime võtta, et teadmised kokku sellega, et need on andnud täiesti teistsuguse mõtteviisi minule ja ma olen kindel, et see on andnud ka paljudele teistele.
ja ma tõesti soovitan teil kõigil neid lugeda, hakata kuskilt otsast peale, sest need raamatud on elu muutva tähtsusega. ja mis ma tahan öelda lõpetuseks on see, et isikliku arengu üks alustaladest on see, et sa teeksid ka midagi praktiliselt. ma olen näinud väga palju inimesi, kes alustavad ettevõtlusega ja ei näe isiklikul arengul mõtet ja hakkavad tegema ainult praktilisi asju, mis aitavad nendel ettevõtlusel tulemustega kaasa. Nad saavutavad algul mingeid tulemusi, aga üks hetk nad lõpetavad. Nad jäävad jänni, sest nendel ei ole teadmisi. Ma olen näinud teist sorti inimesi, kes ei julge praktiliselt mitte midagi tegema hakata. Nad julgevad ainult raamatud hakata lugema ja võib-olla mingit podcast'e kuulama. Nemad arenevad isiklikult ja nad tunnevad end võib-olla rõõmsana, aga nad langevad sinna isikliku arengu lõksu. Need võivad teadmised olla, aga kui nad neid ei rakenda, siis sa ei muuda midagi oma elus. Ja siis ma olen näinud väheseid inimesi ja ma loodan, et mina olen üks nendest vähestest. Vähemalt senimaani ma pean end üheks nendeks, kes hakkas lugema, kes hakkas kuulama, kes oli õpetatav, aga samal ajal ta hakkas tegutsema. Ja selle tulemusena ma olen täielikult muutnud oma elu ja ma loodan, et seda teed ka sina. Ilusat päeva, õhtu või nädala jätku sulle ja näeme juba järgmises Power Estonia laivis. Tšau!